lasen kõik sisse. Vot ei ütle tere. Tavaliselt kõik Tere. ütlevad tere. Mina ei Tere. ütle tere. Aga inimesed ütlevad tere. Väga huvitav. Tere! Järelikult nad tahavad minuga suhelda, sest kui nad ei tahaks minuga suhelda, siis nad ei ütleks praegu tere. See on loogika. Tere. tere. Tuli kõrgemale. Mida kõike ma siit laua pealt ei leia. Lapse suhtlemisoskuse areng. Mina ei tea, kas mina üldse oskan sellest rääkida. Sellepärast, et ma olen nii vana. Ja siis, kui mu enda lapsed olid, see oli juba, tahaks öelda 1869, aga ma ei ütle nii. Ma ütlen seda, et üks on 19 ja teine on 16. Ja see, kui nemad olid väiksed, ma mäletan seda väga hästi, sest samal ajal ma õppisin logopeediks. Ja jälgisin neid kullipilguga, et kas tuleb 2 sõna lause 1,8, kas tuleb 3 sõna lause sellel täpselt kuupäeval, sest ma samal ajal lugesin teadusuuringuid. Mulle pakkusid väga suurt huvi lapse kõne arenguga seotud teemad. Ja viimasel ajal, mis on kindel garantii, et need meie 5 loengut õnnestuvad väga hästi. Garantii on see, et ma olen viimasel ajal käinud lasteaedades, mind on kutsutud sinna lapsi vaatama ja mis ma pean nägema, on see, et lapsed on muutunud. Aga see võib-olla ei olnud teile üllatus. No minu jaoks on see üllatus ja seda koolitust ette valmistades olengi mõtisklenud päris palju selle üle, mida ma näen lasteaedades ja millised teemad üles kerkivad erinevates vanustes. Ja ma arvan, et mul on üht-teist öelda, et tere tulemast siia minu telesaatesse Pille Kriisaga taevas. Ja mul on selline taevalik taust ja kui sa juba oled siia tulnud, siis sa tead, mille järgi sa oled tulnud. Tõenäoliselt oled sa lugenud läbi teemad, tõenäoliselt oled sa näinud Pille Kriisat kuskil varem. Tõenäoliselt tead, mida sa ootad. Seda sa kõike ei saa siit. Sellepärast, et tegemist on veebikoolitusega, mis on su elu kõige parem veebikoolitus. Ja see elu parimaks veebikoolituseks saab ta siis, kui sa kaasa mõtled ja kui sa võtad endal sellist soorituspinget või arusaamispinget maha, vaid sa lihtsalt lõõgastud siia taevalikku keskkonda ja lased ennast juhtida mul sellest õhtust läbi. Sa saad hiljem seda järgi kuulata, järgi vaadata ikka mitmeid nädalaid, kui mitte öelda kuid, sest tavaliselt see, mille ma olen loonud, seda ma hoian üleval päris kaua, niikaua kui inimesed seda vaadata tahavad. Ma saan seda jälgida, kui palju nad vaatavad. Nii et kõigepealt
siis 6 kuni umbes 7:30 räägin mina. Ja siis 7:30, kui te olete vahepeal kaasa mõelnud ja tekitanud endale seoseid, küsimusi, mida tahaks minu käest küsida, siis trükkige need chati ja siis 7:30 paiku hakkan ma neid läbi töötama. Ja see võtab aega kella 12-ni, aga meie koosolemise aeg lõpeb kell 8. Aga minu aju töötab neid läbi edasi kella 12-ni, ma juba tean. Nii et tehke mulle siis pärast challenge, et ma kauem mõtleksin teie esitatud küsimuste ja mõtete üle ja võivad olla ka lihtsalt sellised hüüatused või sellised arvamused, sest selle alusel valmistan ma ette järgmisi meiega kohtumisi. Nii et kui sa oled ennast siia kirja pannud ja selle lingi juba saanud, siis tõenäoliselt oled sa valmis 5 korral tulema õhtul siia või mõnel päeval siis järgi vaatama seda Pille-Kriisa taevalikku maailma, kus ei ole mitte ühtegi probleemi, kus on süda. Ja ma ei ole probleemi keskne ja ma ei ole ka lahenduse keskne. Mille keskne on Pille-Kriisa? Seda te nüüd hakkategi kuulama. Ja kuidas siis ennast tutvustada? Millega ma viimasel ajal pähe olen saanud? Vastu pead. Ma olen viimasel ajal vastu pead saanud sellega, et ma olen külastanud, nagu ma ei tea, kas öelda viimane aeg, aga mais ma külastasin Kanadas Ontario osariigis asuvat kooli, kus on eriklass lastele, kes on kaotanud kontakti täiskasvanutega sellisel moel, nagu seda oleks talle arenguliselt vaja, ehk siis traumakogemusega lastele. Et igal pool erinevates riikides on siis erinevaid koolisüsteeme ja koolitüüpe ja peab kohe ütlema näiteks, et Eestis ei ole sellist koolitüüpi veel välja mõeldud või loodud, kus oleks siis arengutraumaga või siis suhetega seotud traumaga lastel võimalik õppida tavaprogrammi järgi. Ja seda oli vaja mul vaadata. Ja olin siis seal tundides mitu päeva ja eesti keeles on ka raamat sellesama programmi kohta. Ma olen üks teie seast, kus teadlased siis, kes seda programmi teevad, on oma kogemuse kirja pannud. Ma natuke kasutan seda raamatut. Ja ma olen pähe saanud sellega, kui oluline on taastada lapsega kontakt, kui see mingil põhjusel on kaduma läinud. Ja natukene täna räägin ka neid arengu aspekte, sellepärast et enne, kui me saame üldse taastada mingil lapsel kontakti, on vaja teada, kuidas see tavaarengu puhul toimib, et siis teada, millises kohas tal takistus on. Ja natuke kiindumussuhte teemat ja natukene siis sellist kõnega seotud teemat, et millisel hetkel on vaja tähelepanu pöörata kõnelistele aspektidele. Nii et ma olen endale väga-väga suure palli võtnud, aga kuna minu maailmas ei ole olemas probleeme ega lahendusi, siis nüüd ma saan lõpuks öelda, mis siis minu maailmas on. Minu maailmas on suhted. Kui ma olin selles koolis maikuus ja rääkisin õpetajatega, et kui te kirjutate nende laste kohta kirjeldusi või käitumise tugikavasid, siis kuidas te sõnastate seda, kui lastel on kontakt ühiskonnaga kaotatud ja nad ei suhtle nii, nagu me tahaks? Ja nemad ütlesid, et nemad mitte kusagil aruannetes ega lapse arengukaartides ei kasuta sõna behavioral problems ehk käitumuslikud probleemid. No, mis mõttes? Teate, kui palju on praegu Eestis lasteaedades
selliseid teemasid, kus väikesed lapsed, väikesed inimesed juba ei oska käituda. Need ei ole muidugi Põlvamaa lapsed, need on seal rohkem Lääne-Eesti poole, et kui kutsutakse mind konsulteerima, et näiteks 6-aastane laps ei võta osa hommikuringist, ei võta osa ühestki tegevusest, istub ainult laua taga, intellekt on korras, suhelda eriti ei taha, mis on probleem? See oli mul üks viimane juhtum, teises Eesti otsast ei tunne sealt kedagi. Ja tihti, kui nad siis ütlevad, et need on sellised käitumuslikud teemad, et ta käitub ja siis ma ei taha sellest midagi kuulda, mis käitumine. Minu maailmas on nii. Kui lapsed, kuidas ma ütlen seda kõige lihtsamalt, ma ei võta käitumuslikke probleeme probleemidena. Sellepärast, et kui laps käitub ülevoolavalt ja ma ütlengi ülevoolavalt, siis see tegelikult on nutt. Ta nutab. Ja siis, kui mõni lasteaiakasvataja räägib, et laps käitub niimoodi, siis ma kohe mõtlen, et mis see tähendab? Sest lapse sees on tegelikult pandud arenguliselt vajadus kontakti võtta täiskasvanuga, sest lapse aju teab sünnist alates, et kui tema ei saa täiskasvanut, siis tema hukkub. Nii et vaadake, selle tüübi pea sees on juba programm Otsi täiskasvanut. Ta on loodud selle programmiga. Ma hoian teda natukese üles. Ta on mul nii sõnakuulelik. Nii et programm Otsi täiskasvanut on igas lapses. Lähtume sellest. Ja nüüd tema justkui käitub halvasti. Nüüd ma küsin, kus on see probleem? Kus on see täiskasvanu, keda tema aju põhimõtteliselt otsib? Ja seetõttu, kui ma seal Kanadas vaatasin neid 11-12-aastaseid 5 last ja 3 töötajat kogu aeg, 3 töötajat. Oih, vaata, mis ma nüüd teen. Selline asi tuli praegu. Oleks Eesti koolides niimoodi 5 last ja 3 töötajat kogu aeg. Siis magasin. Siis nemad ütlevad behavioral probleemide ehk käitumuslike probleemide asemel relational problems. Suhetega seotud. Kuidas sa tõlgid eesti keelde relational problems? Suhetega seotud probleemid. Et kujutad ette, et kui üks laps ei oska suhelda, ei täiskasvanutega ega eakaaslastega, siis tahetakse panna probleemi nimi käitumuslik, et ta käitub valesti. Nüüd, kui mina olen vaadanud seda, et kui nad käituvad valesti, siis tegelikult nad nutavad, siis küsimus on selles, kelle või mille järgi nad nutavad. Nad nutavad täiskasvanute järgi. Punkt, pane kirja. No ja kes siis on täiskasvanutest selle lapse ümber, kui ta on ülevoolavas käitumises, ehk siis nutab, mida ta otsib, keda ta otsib? Kas uut iPhone'i? Vahest nad ütlevad seal lasteaedades, seal Pärnu kandis, et lapsed on kogu aeg nendes tahvlites ja telefonides ja see on probleem. Ma olin eile ühel koolitusel, kus ma olin Valgas. Ja seal oli väga palju spetsialiste ja ma alustasin seda koolitust sellega, et teil on kindlasti lapsi, kes teid siia tõid, sest koolituse pealkiri oli, kuidas toime tulla keeruliselt käituvate noortega ja nagu te näete, ma ei erista praegu esimeses osas lapsed ja noored, vaid ma loon sellise üldise terviku sellest, et kuidas käituda, kui nad käituvad, kuidas käituda nendega, kui nad käituvad halvasti ja siis ma ütlesin neile, et pange iga laudkond üks
probleemkirja, mis teil on noortega. Ja 3 minutit andsin aega ja siis hakkasin ringi käima ja küsisin, mis on kõige suurem probleem tänapäeva noortel. Ja kui ma siit praegu küsiks teie käest ja te chati kirjutaksite mulle, oota ma vaatan, kirjutate, suur rõõm on näha. Seda kirjutas Marina. Kui sa näiteks, vaatame, mis teie teete. Kui ma ütlen, mis te arvate, mis on tänapäeva noorte kõige suurem probleem? Ma ootan, siis ma hakkan edasi rääkima, kui ma saan 10 vastust. Siis ma vaatan, kas teil tulevad ka need valed vastused. Osad seal koorivad kartulit samal ajal, mis on väga lubatud. Nutimaailm, nii pange veel. 9 veel. Vaimne tervis, seda ka pakuti. Jaa. Olid seal või? Tööl ja ei tegele lastega, ise lahenduste leidmine, üksinduse tunne, kontakt ise endaga puudub, vähene liikumine, aktsepteerimine. No juba hakkab huvitav. Väga vähe aega, ekraan, tundub Kaia nagu, et nende probleem oleks, et nad on vähe ekraanis. Igapäevane suhtlemisoskus, looduse hirm. Väga huvitav, Diana, mis looduse hirm on ju, aga ära praegu vasta. See ongi mõte, mida mina mõtlen kella 12-ni täna. Aga tuli ära, aitäh teile, te panitegi need valed vastused ära. Nii hea. No te olete muidugi segaduses praegu sellest, et ma niimoodi alustasin, et ma kohe küsin ja ütlen, et valed vastused. Ma samal ajal kirjutasin, kui nemad seal arutlesid, võtsin ühe suure paberi ja kirjutasin ühe sõna sellele paberile ja panin kokku. Nii, kujutage nüüd ette seda situatsiooni, nüüd ma rohkem teie vastuseid ei loe. Pooled on siin ka väga õiged, pooled on siin ka natukene mitte õiged. Ei ole olemas õiget ega valet, vaid on see, kuidas me asja näeme. Ja minu ülesanne on praegu teie maailmapilt teistpidi keerata, täitsa teistpidi. Et teinekord on niimoodi, et me oleme mingis rattas kogu aeg kinni, räägime ühest samast asjast, aga kui muuta natuke seda vaatenurka, siis muutub meile endal lõbusamaks. No ja sellele paberile ma kirjutasin sõna lahendus. Nemad ei teadnud, et ma kirjutasin. Ja kui ma hakkasin siis ringi käima, seal oli enamik vastuseid oli nutimaailm, virtuaalmaailm. Ja siis oli veel seal vaimne tervis ja siis seal oli stressi, ärevus oli. Ja siis ma ütlesin, et ahah, et kirjutasite siin selliseid asju, aga te ei kirjutanud mitte probleeme, vaid lahendusi. Sest minu maailmas on nii, et virtuaalmaailm on laste ja noorte jaoks tegelikult lahendus. Pange kirja, Pille Kriisa, kirjutan alla. Tuletan meelde veel kord, millega ma alustasin. Alustasin sellest, et kõikidel lastel ja noortel on pandud sisse programm Otsi täiskasvanut. Ja nad valivad alati täiskasvanu, sest täiskasvanu annab neile turvatunnet. Aga nüüd on niimoodi, et kui selle täiskasvanu ja lapse kontaktiga on midagi juhtunud, siis lapsed ei saa jääda ilma teise inimese toeta. Aga kui tal ei ole kedagi võtta, kui ta ei oska seda võtta, siis ta võtab virtuaalmaailma, sest see on tema lahendus. Ta lahendab selle olukorra, et ta on jäänud üksi või jäänud ilma kontaktist, seotusest. Ta võtab virtuaalmaailma. Ja siis ma selgitasin neile tunni aja jooksul, et virtuaalmaailm on tegelikult laste jaoks lahendus, mitte probleem. Ja näete, sain siia ka need virtuaalmaailma süüdistused. Virtuaalmaailm on üks väga õnnetu maailm, sellepärast et teda süüdistatakse nii palju. Ja siis ma küsin tavaliselt vanemate käest, et kes ostis lapsele virtuaalmaailma? Siis nad ütlevad, et jõuluvana tõi. Ma ütlen, räägi. Et sa annad talle selle, et tegelikult on üliäge
virtuaalmaailmast mõelda niimoodi, et virtuaalmaailma tuleb õppida koos lapsega armastama, sest see on üks osa meie maailmast, nagu sa kirjutad siin, et loodusest eemaldumine, jah, noh, mis asi on loodus üldse, see on tõesti väga kaugele läinud ja meie ajud ei ole loodud sellise intensiivse kiiruse jaoks. Aga ma ei hakka vinguma, sest mina olen lahendustele orienteeritud, ei ole isegi lahendustele, vaid suhtele, mäletate? Mitte pillekriis ei ole mitte probleemid ja lahendused, vaid suhted. Räägime suhetest. Sest kõikide laste ajusse on pandud programm otsi suhteid. Ja mitte lihtsalt otsi suhteid, vaid otsi täiskasvanuid. Ja siin on nagu punkt ja koma ja semikoolon ja hüüumärk ja küsimärk. Kõik punktid on siin lõpus. Et kui mõni laps on kaotanud enda, siis ta tegelikult otsib täiskasvanut ja vajab kõige rohkem seda. Teate, kui ümarlaudadel teinekord räägitakse mingitest noortest või lastest, aina rohkem juba ka lastest, kes käituvad halvasti, ehk siis minu keeles nutavad ja vajavad täiskasvanut, siis tihti öeldakse, et noh, tugiisik, eks ole. No tugiisikud, kust need kasvavad. Võib-olla nad kuskil kasvavad ja neid saab niimoodi sealt võtta. Ja kui siis leitakse mõnele lapsele see tugiisik, siis oleks vaja tugiisikule öelda seda, mida mina täna ühes teises Eesti otsast ei tunne sealt kedagi ühes koolis nägin, et üks armas tugiisik istub ja kogu aeg ma teda näen, kui ma jälle seal lähen, ma käin paljudes koolides ja siis istusin tugiisiku kõrvale ja ütlesin, tead, kuidas läheb? Tugiisik ütleb, tead, noh, ta oli täna juba rahulikum. Mina kohe mõtlen, noh, näed, nutab vähem, eks ole juba. Et tal on siis täiskasvanuga see kontaktid läinud paremaks. Ja siis ütlen tugiisikule, aga tead, et mulle tundub, et sa oled nagu vähem kurb kui varem. Ta ütleb jah, sest ta käitub teisiti, ta käitub paremini. Ja vaata, siis ongi, et täiskasvanu on siis vähem kurb, et täiskasvanu tunne sõltub sellest, kuidas laps käitub, kuidas laps nutab. Ja siis ma ütlesin, tead, et me ei oota sult üldse nii palju, me ootame tegelikult ainult seda, et sa selle lapsega teda rahustad. Mitte midagi muud. Ja siis ütled, oh kui tore. Ja oled täpselt see, kes sa oled, et piisab sellest, et sa oled olemas, et sa oled täiskasvanu. Nii et see on üks väga oluline asi, et kui mõne lapse külge me liidame ühe täiskasvanu, ükskõik mis vormis, et siis see täiskasvanu teab, et mis ta mida laps vajab, on siis see relational ehk suhtepõhine. Et kõik suhted lapse ümber saaks toetatud. Just suhted. Sest sellel tihtipeale on need lapsed, kes vajavad tugiisikuid, nende kohta öeldakse ka seda, et nad on ülitargad, üliintelligentsed, aga no ei suuda keskenduda justkui. Nii et tere tulemast Pillekriisa maailma ja Pillekriisa maailm on suhetel põhinev. Ja üks vastus oli seal ka see, et kui sa ei suuda endaga suhet luua, siis sa ei suuda ka, täpselt, siis sa ei suuda ka lapsega suhet luua. Ja see endaga suhe, mida tähendab endaga suhe? Väga hea küsimus. Endaga suhte loomine. Kui teil on nüüd paber ja pliiats, siis alates tänasest soovitan teil kas osta märkmikku, millega te Pillekriisa juurde tulete, või paberit ja pliiatsit. Näed, mul niimoodi täis kirjutatud kõik asjad. Mul on 5 märkmikku kogu aeg. Sest kirjutamine on ajule signaal, et nagu aju räägib iseendaga. Kirjutamine on iseendaga rääkimine. Ja kas sa kirjutad minu mõtte üles või sa kirjutad selle mõtte, mis sul tuleb minu mõtet kuulates. Mida rohkem sa kirjutad, seda vähem sa Pillekriisa koolitusele pead tulema ja lõpuks oledki viimasel koolitusel üldse ei tule, sellepärast et juba nii hästi oskad mõelda. See on minu eesmärk. Et kirjutamine on see, et su aju arvab, et sa ei ole üksi. See on nii äge.
Ja nüüd kirjuta endale üles kõige olulisem küsimus, mis aitab sul iseendaga kontakti saada. Mida mina kasutan väga tihti endaga ja inimestega, keda ma konsulteerin või nõustan pedagoogilises kontekstis. Ja see küsimus on selline. Kuidas ma ennast praegu tunnen? Punkt. Küsimärk. Kuidas ma ennast praegu tunnen? Ja see, kuidas ma ennast praegu tunnen, kõik küsimused, mis ma endalt küsin, sellised küsimused, kuidas ma praegu ennast tunnen, avaldavad mõju inimestele, kellega ma kohtun. Nii et kui ma kohtun ühe lapsega, kes ei suuda suhelda, käituda, olla, siis kui ma küsin endalt sellel hetkel, aga kuidas mina ennast praegu tunnen, siis see avaldab mõju sellele lapsele. Ma tean, see on liiga lihtne. Ma tean, kõik tahavad raskemaid lahendusi, nad tahavad neid õigeid lauseid, mis ma lapsele ütlen. Mul on need ka muide olemas, need tulevad ka pärast. Aga esmalt on vaja saavutada endal selline seisund, et sa oleksid see täiskasvanu, kelle juurde laps tahab tulla. Sest vaata, tema sees on programm otsi täiskasvanut. Tõenäoliselt selleks, et ta ei hukkuks. Ja kiindumussuhe tähendabki sellist suhet, mida laps loob täiskasvanuga, et ta teab täpselt, kes on see, kes ei lase mul hukkuda. No väga raske on sellest rääkida 21. sajandil, kus kõik justkui on turvaline, seinad on meil ümber, piim on poes, mähkmed, särgid, värgid. 19. sajandil muide ei pandudki tihti lastele mähkmeid, nad kakasid põrandale, talutarede põrandad olid väga mustad. Me oleme väga vähe olnud tsivilisatsioonis ja sellised puhtad ja kliinid, aga ma toon teie mõtte korra ürgajale. Siis, kui inimesed elasid veel karjades, siis oli nagu väga oluline see, et sa oleks mingi grupi liige, sest üksi sa ei oleks jäänud ellu. Üksi seda mammutit ära ei küti. Ja seetõttu meie aju on väga palju kauem olnud, sajandeid olnud grupiloom, grupiliige, jagades ressursse. Ja nüüd vaata, lapsed on nüüd seal ka, nemad sünnivad ka sinna gruppi. Ja kuidas see grupp neid jaotab, neid hüvesid ja neid raskustega toime tuleb. Kui mõni inimene ütleb, et ma ei ole lapsena oma vanemate käest saanud armastust, võib-olla ei olegi üldse vanemaid olnud, võib-olla on vanemad ainult tööl olnud ja mõned ütlevad mulle, et nad olid juba ööpäevaringses lasteaias, kui nad olid 3-kuused ja nii edasi, siis ma katsun suuri silmi mitte teha, teades seda, mis juhtub lapsega, kes kaotab oma kontakti oma päritolu vanemaga. Mis juhtub temaga? Tahate, ma loen teile? Mitte midagi ei juhtu temaga. Kohe ma teile loen siit sellest Kanada raamatust. Leidsin siin teile keskendudes just selle koha üles, mõtlesin, et ma teid ravan selle asjaga. Ega siis järjehoidjat ei ole mõtet vahele panna, kui sa ju tead, kus sa selle üles leiad. Turvalisus, ajukoor, suhtekeskne. Vot see sõna suhtekeskne ongi üks olulisemaid sõnu, mis võiks tänasest jääda meelde, et me oleme suhtekesksed. Ja näiteks ühes koolis, kus oli väga-väga keeruliselt käituv laps,
läks spetsialist, kellega koos me koolitame neid asju, läks siis ümarlauale ja esimene küsimus, kui ta küsis, et kellel on siin sellest koolis kõige parem kontakt lapsega? Alustad, seotus, kontakt. Ja mis talle vastati, oli väga tore vastus. Ma leidsin üles ka. Väga tore vastus oli see, et õppealajuhataja ütles, et minuga, sest mina iga kord teda vahetunnist kutsun klassi. Et kui tema ei taha klassi minna, siis mina teda iga kord ja mina keelan tal treppide käsipuudel sõita ja siis ütleb see õppealajuhataja, et mul on kõige parem kontakt selle lapsega. Ja ma isegi ajalugu vaikib, mis sellest koosolekust edasi sai. See laps oli ka kasupere laps, kellel oli neid suhteid siin kaotatud elus võib-olla 10. Ka see suhtekaotus on näiteks, kui ta on asendushooldusel ja siis tuleb uus perevanem ja siis see läks töölt ära ja nii edasi. Et kellel on selle lapsega kõige parem kontakt? Ja tegelikult oli silmas peetud sellist sooja kontakti. Aga millist kontakti? Kui ma siis olin eile seal koolitusel ja mul oli selline beebinukk seal käes ja siis ma küsisin inimeste käest, et tõstke käed, kellele meeldib see laps. Noh, ütleme, et see on nukk või laps. Ja siis seal pool saali tõstis käe. Ja siis ma ütlesin, et aga teate, et see pole üldse tähtis. Lapsele ei ole sellest mingit kasu, kui teie tõstate käe ja ütlete, et teile see laps meeldib või see nukk. Tema arengule ei ole sellest midagi kasu. Ja siis üks eesti keele õpetaja, tehniline eesti keele õpetaja vaatab mulle otsa, et mis mõttes? Ma ütlesin, et aga kui sinul on klassis lapsed ja nad meeldivad sulle, siis sellest ei ole nii palju kasu. Ja tal oli totaalne error. Ja ma tihtipeale ütlen, et kui näiteks õpetajad ütlevad, et see laps väga meeldib mulle ja mulle meeldib temaga koos olla ja siis ta arvab, et ta saab minu käest kiita ja tihtipeale ma jätan nagu sellise mulje, et okei, noh, lähme edasi. Et see ei ole minu jaoks üldse tähtis, et sulle meeldib see laps või see nukk. Minu jaoks on palju tähtsam see, kes meeldib sellele lapsele. Selles on küsimus. Suund lapse poolt täiskasvanu poole. Ja vot see on nüüd kiindumusmuster, kiindumussuhe, millest ma täna tahtsin rääkida. Maailmas on 10 inimesi. Aga laps valib ära 1, 2, 3, kelle poole ta hoiab. Ja vot nüüd see, kelle poole ta hoiab, selle moodi ta tahab olla, selle instruktsioone ta tahab täita. Kui see ütleb, et paneme riidesse, lähme õue, see täiskasvanu. Nii et ühesõnaga, siis ta täidab selle. Sest tähtis on see, kes meeldib sellele lapsele. Ja nüüd, kui me räägime kooli kontekstist või lasteaia kontekstist ja meil on laps, kes käitub ülevoolavalt. Kui on koosolek ja arutatakse, et noh, kes võiks temaga tegeleda, et kas sulle sobiks, et ta tuleb sinu klassi või et kas sulle meeldib selle lapsega töötada? Ja mulle väga meeldib selle lapsega töötada. Noh, siis me võib-olla kaotame veel pool aastat. Aga võib-olla peaksime keskenduma sellele, et kes meeldib sellele lapsele. Või et kas mina meeldin sellele lapsele. Kuidas ma saaks niimoodi, et ma meeldiks sellele lapsele? Ja vot see on nüüd pedagoogikas totaalselt jalad taeva poole küsimus. Kas te julgete endalt õpetajat küsida, et see laps, kes tekitab mulle käitumuslikke probleeme, mida me täna pöörasime siis suhetega seotud probleemideks, relational, inimestevahelised suhted.
ma isegi ei julge võib-olla küsida, et kas see laps meeldib sulle. Sest mulle ka vahest kõik lapsed ei meeldi. Mulle ei meeldi see, mida nad tekitavad, võib-olla. Mulle ei peagi võõrad lapsed meeldima. Teate, kui mulle võõrad lapsed meeldiks, oleks mul iga päev uus laps kodus. Ja see oleks juba lapse rööv. See ei ole väga tore. Tegelikult on meie aju niimoodi timmitud, et meile meie enda laps on meeldiv. Ja see on niimoodi tehtudki sellepärast, et kujutad ette, et sa lähed õhtul lasteaeda oma lapsele järgi ja vaatad, et ta on nohune või köhib. Siis mõtled, ma ei viitsi jamada selle nohu ja köhaga, et võtan siit teise lapse, kes jumala korras ja ilusa nohu, ei ole neid rohelisi soolikaid nina all. Mis siis juhtuks sellest? Nii et meile on ikkagi antud see hoolitsuse vajadus ja see vajadus, et keegi, üks laps meeldib mulle ja mis veel olulisem, ka mina meeldin talle. Nii et nii koolis kui ka lasteaias ma arvan, et me lahendaks väga palju käitumuslikke teemasid ära laste suhtlemisega seotud või käitumisega seotud, kui me mõtleksime sellele spetsialistidena, kas mina meeldin lapsele. Ja muidugi tegelikult selleks, et lapsele meeldida, on tegelikult strateegiad. On olemas kontakti loomise strateegiad, milles on 5 kontakti loomise põhimõtted, milles on 5 strateegiat. Ja kui täiskasvanud kas või 1, 2, 3 rakendaks, siis nad meeldiks lastele palju rohkem. Ja kas te tahate, et ma need strateegiad teile ütlen? Ütelge jaa, noogutage. Muidugi. Esimene strateegia on pilkkontakt. See on nii ajuvabalt lihtne. Ma ei hakka enne üldse lapsega mitte midagi rääkima, kui ma ei ole kas või korraks saanud pilkkontakti. Praegu ma näiteks vaatan endale otsa. Jumala äge on vaadata endale otsa. Näed, nüüd ma vaatan teile otsa. No kuidas on? Ma vaatan väga suure sooja südamega praegu teile otsa. Proovin rohkem teile otsa praegu vaadata. Rääkides pilkkontakt strateegiana. Lähed lasteaia peal või kooli peal, kõnnid ringi või ükskõik kuidas, iseenda laps, eks ole. Tuled õhtul koju, tule hakka sööma, pane asjad kotti. Miks need riided siin on? Enne kui sa oled üldse pilkkontakti loonud. Me alustame suhtlemist tegelikult pilkkontaktist. Ja millegipärast on see pilkkontakt suhtlemises kõige olulisem. Sellepärast, et kui see tüüp sünnib, siis kui tema saab 2 esimese elunädala jooksul pilkkontakti täiskasvanuga, vaadake, see on see tunne, et ta on sul, eks ole, ta sööb näiteks ja siis ta on väga udine, aga siis ta mingil hetkel ka, sa võtad ta niimoodi kätte ja niimoodi otsid ta pilku ja tead, kui sa saad selle pilgu kätte, nii, otsi pilku. No, ta ei vaata teid praegu. Las ta magab. Mul kõik nukud silmad kinni. Panen ühe lahtiste silmadega nuku otsima, aga vaadake, otsige kontakti, otsige pilku. Kui ta saab 2 esimesel elunädala jooksul kätte sooja pilgu täiskasvanuga, siis paneb see aluskivi tema sotsiaalsele arengule. See on nii oluline. Lapsehoidjate koolitusel nädal tagasi küsisin, et tegin viktoriini lapse arengust. Ma käsitlen mõningaid küsimusi, et sa oled lapsehoidja, et kas sa tead neid asju? Sa pead teadma, millises vanuses näitab laps täiskasvanule keelt vastu. Nii, palun pange need valed vastused nüüd siia. Millises vanuses, mitmekuusena näitab laps täiskasvanule keelt? Nii, nüüd ma tahan natuke puhata, kirjutage vastuseid.
3-kuuselt on hea pakkumine. Kuuekuuselt on hea pakkumine, 5-kuuselt 10 kuud. Kas need, kes praegu pakuvad, kas teil lapsi on? Kas te olete oma kehast sünnitanud lapsi? Jah. Noh, Liisa. Need, kes uurivad lapsi, lapse arengut, need ütlevad, et laps peale sündi suudab keelt näidata vastu. Ja ma tegin oma teise toodanguga selle läbi. Sünnist alates, just, suudab, ta näitab vastu ja ma tegin ka sellest video, aga kuna mul arvuti kõvaketas plahvatas, siis see on kosmosesse lennanud, aga te peate mind uskuma. Ma reaalselt võtsingi selle lapse niimoodi kätte 1 nädalaselt umbes, alla 1 nädala isegi. Ja näitasin niimoodi keelt, muidugi tuli päris pikalt näidata, et see ei ole niimoodi, et ma korra näitan ja siis ta hakkab, vaid pikalt ja siis ta tegi kuidagi niimoodi. Et ma sain aru, et tegelikult see keel hakkas juba liikuma. Nii et saate aru, tema sees on sünnist alates juba see, et see asi on oluline. Ja ta kuidagi teab, et seesama asi on tal ka siin, nii et vaadake, kuidas need lapsed on keskendunud täiskasvanule. Ja see oli täitsa külmavärinad siiamaani nagu peal. Et nüüd, kui te tahate uut last teha ruttu pärast minu loengut, siis mina ei vastuta. Ma ütlen igaks juhuks ära, et kondoom on odavam, aga kui ühte last sellepärast sünnitada, aga te võite uskuda mind, lugedes uuringuid, et nad suudavad peale sündi näidata keelt. Ja see tähendab siis seda, et ta on sotsiaalne ja tema suhtlemisoskus. Ma ei ütleks, et ta algab sellel hetkel, sest see suhtlemisoskus algab tegelikult juba varem. Ja kui me hakkame teiega 5. korral rääkima lugema õppimisest, siis tegelikult ma tõestan teile ära, et juba kõhusiseselt, üsasiseselt algab lugema õppimine. Nii et meil hakkavad teatud asjad juba palju kauem, mida me ei teagi, mida me ei arva. Ja see teeb selle asja minu meelest lapse arengu või üldse lapsesse suhtumise muudab palju sügavamaks. Minu jaoks küll, ma olen väga austavalt. Ja selle pilkkontakti küsimuse juurde tuleme pärast tagasi, siis ma seda natuke käsitlen. Aga ma räägin praegu lühidalt seda, et see, mis te täna peate teadma, on see, et kui te tahate lapse või inimesega kontakti luua, aga te ei ole saanud pilkkontakti kas või hetkeks, siis ei ole mõtet. Siis läheb see kosmosesse, nagu minu kõvaketas koos beebi videote ja piltidega. Nutan siiamaani. Nii et pilkkontakt on esimene kontakti loomise strateegia. Teine on puudutus. Kui sa kasutad oma lapse puhul puudutust või võõra lapse puhul, ka plaks on muide puudutus, ka see on puudutus. Võib-olla ka sümboolne puudutus, et ma olen näiteks rühma ukse peal ja ütlen tervele rühmale bye-bye. Kas seda on lubatud teha? Muidugi on. See on sümboolne puudutus. Või näiteks see bye-bye. Ma teen endale selle bye ja lapsed tajuvad, sest neil on peegelneuronid. Võt see on äge, et neil on peegelneuronid sisse pandud, et see, mida nad näevad, nad arvavad, et nendega see toimub. Ja sellepärast on hästi oluline igasugune selline mudeldamine, mida nad näevad. 3. kontaktistrateegia on sama level. Matching behavior, sama levelile laskumine. Ja see on nüüd üks asi, mis ma lasteaedades olen näinud.
kui kasvatajad seda strateegiat kasutaks, oleks pooled probleemid olemata. Näiteks, et lapsed seal kuidagi midagi toimetavad, kasvataja läheb juurde, kõrgub nagu 2-meetrine torn üle laste ja et hakkame riidesse panema või midagi. Ja no ei hakka. Ja siis kui ma olen neid enne koolitanud, siis ma näiteks hüüan vaikselt üle saali, et kükita. Ja siis, kui kasvataja kükitab, siis on kohe teine asi ja lapsed alluvad hoopis teistmoodi sellele korraldusele ja kasvatajad, kes on hakanud siis seda kasutama kontaktistrateegiana, et nad kükitavadki. Ükskõik, mis hetkel lapse juurde 50% on vähenenud laste nutt, nagu ma räägin teile, lapsed käituvad, sest nad nutavad. Neil on kontakt täiskasvanuga kadunud. Proovige kükitamist. Või sama tasandit, näiteks laps istub põrandal ja siis sa lähed kükitad sinna, ütled, nüüd on nii. Hambad puhtaks ja magama. Ja seal on muidugi selline aspekt ka, et kuni kuskil 2-aastase paiku on parem kõiki asju teha luuletustega. Teadlased on avastanud, et kui sa ütled 2- ja 2,5-aastasele lapsele, et hambad puhtaks ja magama, siis ta aju ei suuda seda hoomata, vaid kui sa teed luuletuse sellest, siis lapse aju suudab integreerida selle süsteemi. 4. kontaktistrateegia on siis hääletoon. Ja hääletoon ei tähenda seda, et sa pead kogu aeg väga pehmelt rääkima, vaid see hääletoon sõltub vastavalt olukorrale. Sest millises kohas lapse aju on parasjagu, kui ärritunud ta on. Sest kui ta on ärritunud, siis minu hääletoon on ka selline, et ma olen intensiivsem, aga loomulikult ma ei ole autoritaarsem, vaid ma ütlen, nüüd on nii. Aga kui ta on rahulikumas kohas, siis ma kasutan hääletooni, mis on ka autoriteetne, aga on vaiksem. Vot selle hääletooniga päris paljud kasvatajad teises Eesti otsas, kui ma neid vaatlen ja nad ütlevad, et mis on, et lapsed ei kuula, siis muide hääletoon on üks suuremaid stressi tekitavamaid asju lastel, sest et vaadake, siin on uitnärv. Uitnärv on 5. kraniaalnärv, mis rahustab mis rahustab tegelikult tervet organismi. Ja see on eriti tundlik helidele, mis on ületavad. Helidele, mis tekitavad ärevust või närvilisust. Nii et kõva sõna, uitnärv läheb lukku, süsteem ei rahune, vaid läheb rohkem käima. Ja teate, see karjumine, see laste peale karjumine, kui mina midagi sellist kuulen, et lapse peale karjutakse, siis mina lähen selle täiskasvanu juurde ja mul on ainult üks küsimus. Vahest ma küsin siis, et kuidas sa ennast praegu tunned? See on jälle see alguse küsimus, mis te kirja panite, sest sellest saab kõik alguse. Ta suudab lapsed rahustada maha ainult siis, kui ta on ise mindful, kui ta ise suudab ennast hoida rahulikuna. Tuletan meelde, laps vajab täiskasvanut, laps otsib täiskasvanut, kes suudaks ta maha rahustada. Kui lapsed lähevad täiskasvanutest liiga kaugele, on nad tihtipeale läinud sellepärast sinna virtuaalmaailma, sest see virtuaalmaailm siis rahustab nad ju maha. Nad ju teevad seal tegusid, nemad arvavad, et see rahustab nad maha. Meie teame, et ei rahusta, aga abi pole ju ka sellest, kui ma ütlen, et mobiil ära, siis ma võtan talt ju ka selle lahenduse ära, siis ma muutun veel rohkem selliseks. Appi külus pilt siit tuleks praegu. Nukitsamehest rääkides. Nii et vaadake see, kui ma võtan nagu algusesse tagasi, et kui ma küsisin spetsialisti käest, mis on probleem ja nemad ütlesid, et lapse probleem on tegelikult, mis on nende lahendus. Tegelikult kõikide laste kehva
kontaktiprobleemid selle käsitluse järgi peituvad täiskasvanus. Kas mina olen selline täiskasvanu? Vau, täiuslik! Kas mina olen selline täiskasvanu? See on Nukitsamees. Sellest ma räägin ka ühel korral. Nukitsamees on geniaalne raamat. Kas mina olen selline täiskasvanu, kes antud hetkel meeldib lastele, kelle juurde ta tahab minna? Sest ta ei lähe sellise täiskasvanu juurde, kes ei ole rahustav sellel hetkel. Ja nüüd 5. kontaktistrateegia, nüüd te juba ootate, mis on 5, on mängulisus. Playful, mänguline suhtlemine. Näiteks see, et ma olin ühes lastekodus, istun seal elutoas ja kasvataja järsku ütleb, et kuulge, kuulete või? Keegi nutab seal koridoris. No ei nuta, no nutab küll. Need on need teie õuepüksid. Need nutavad seal. Ja lastel täitsa error, nad olid seal 5, 6, 7 aastased. Ja läksid naerdes ja jooksuga koristasid ära. See on mängulisus. See on asja vaatlemine teise kandi pealt. Ja vaadake, see näitab seda, et ma olen rahulik. Ja nüüd, kui te nüüd olete kõik mõelnud, et ma ei ole selline olnud, ma ei ole seda teinud, ma olen liiga palju närvis olnud, ma olen vähe oma lapsega olnud, ma olen teinud magistritöö, kui ta on 2-kuune ja nii edasi, siis kõigile teile on mul üks lohutus. Ja see lohutus on siin teadusraamatust. Ma olen üks teie seast leheküljelt 72. Õnneks ei vaja meie lapsed enda turvaliselt tundmise, hakkame otsast peale, selle me lõikame välja. Õnneks ei vaja meie lapsed enda turvaliselt tundmiseks seda, et me oleksime täiuslikud, pane kirja. Kiindumuse uurijad räägivad piisavalt heast vanemlusest. Troonik 2003. Ema ja lapse suhetes toimuva vastastikuse suhtluse uurija avastas, et piisavalt head vanemad olid võimelised oma lastele turvalise kiindumussuhte looma, kui nad suutsid oma laste vajadustele tagasiside ja peegeldamise osas asjakohaselt reageerida 33% juhtudest. Iga 3. reaktsioon lapsele on olnud adekvaatne, turvalist käitumist toetav reaktsioon. See ei tähenda, et nad ei olnud 67% juhtudest kohal. See ei tähenda seda. Troonik ja tema kolleegid avastasid, et need vanemad said kohe aru, kui neil kontakt ja sünkroniseeritus imikuga suhtlemisel ära kadus ning nad nägid vaeva selle taastamise nimel, otsides võimalust, kuidas oma imikuga taas suhestuda ja naasta vastastikku reageeriva kontakti mugavusse. Ehk siis teadlased on leidnud, et kui sa reageerid 33% lapse hädakutsungitele, siis on kõik hästi. Ja 67 korral, kui sa avastad, et sa oled kuidagi kaotanud selle kontakti ja nüüd hakkad kontakti taastama, siis oled sa piisavalt hea vanem. Ehk siis sa oled lapsega sünkroonis, mis sa kindlasti oled, sest muidu sa ei oleks siin praegu. Sa ei oleks viitsinud siia tulla. 700 uudised hakkavad varsti. Sa oled tõenäoliselt oma lapsega sünkroonis, kui sa isegi arvasid. Ja sa hakkad otsima võimalust, kuidas siis seda kontakti taastada ja naasta vastastikku reageeriva kontakti mugavusse. Järelikult olgu tegelikult laps 11 või 1 või 18 või 66. Sinu asi vanemana on naasta kontakti taastamisse.
Sest mäletate, lapsel on alati vajadus otsida täiskasvanut. Tal on sisse programmeeritud. Kas see lohutab teid? See peaks teid lohutama, sest mind see lohutab. Ma proovisin oma lapsi kasvatada teaduse järgi, ma lugesin uuringuid rohkem kui keegi teine. Aga üks asi, mida mul ei olnud kiindumusteadust, sest see polnud veel Eestisse jõudnud ja minu ellu. Ja ma olin väga õnnetu, kui ma lugesin neid asju, et minu kiindumussuhte muster, mis osutus ambivalentseks, oli läinud üle minu lastele. Ma oleks tahtnud turvalist kiindumussuhte mustrit, et laps tunneks ennast minuga turvaliselt. Ja nüüd seda lugedes saan ma aru, et mitte minu muster ei ole tähtis, vaid see, kas ma küsin endalt seda, kuidas mina ennast tunnen, kas ma suudan lapse ära rahustada, kas ma suudan taastada kontakti, mis on katki läinud. Ta saatis siin sõnumi vahepeal, need olidki need plinnid, eks ole, siis ma kirjutasin talle vahepeal, et ma ei saa, ma teen loengu, siis saatis pitsast pildi, et on sõbrannaga pitsas, noh. Ta on 19 ja tal oli vaja seda kontakti. Ma ei ole praegu veel vastanud, sest ta jääb ellu, kui ma praegu ei vasta. Aga see, et ta tahtis muga kontakti võtta ja saata pilti ja rääkida, et me oleme pitsas praegu sõbrannaga. Ja see ei ole see, et kanna raha, sest pitsa oli juba laua peal. Ta tahtis jagada seda kontakti, järelikult ma meeldin talle. Nii et see on kõige tähtsam, oma lapsele meeldida. Ja mitte meeldida selles, et ma ostan talle kõik või teen või annan talle ülemäära palju, vaid see, et ma meeldin, ehk siis tulen talle meelde sellel hetkel, kui ta on ülevoolav. Ma just rääkisin ühe kasupere lapse vanemaga, et laps oli just 19 saanud ja ta elas tal 5 aastat tema peres, enne olles lastekodus. Ja ta eile just rääkis, et rääkis selle Tibiga ja Tibi ütles, et kui mul on raske, siis ma helistan oma emale. Noh, aga ema on sellises seisus düsfunktsionaalne, kes tegelikult ei anna neid vajalikke asju ja noh, annab hoopis teistsuguseid impulsse. Siis endine kasuvanem ütleb, et jaa, et noh, sa võid teinekord ka mulle helistada, vaata. Tüüp on elanud 5 aastat selles peres. Ja siis ütleb, et justkui nagu üllatud, ah jaa, ahah, kuule tead, ma ei tulnudki selle peale. Aga Jane on teinud sellist tööd selle lapse, see laps lubab oma lugu jagada, seetõttu kui keegi tunneb ära, siis ta teab, kellest ma räägin. Laps on öelnud, ta tahab ise kunagi aidata teisi lapsi, nii et Jane siis ütles, et saate aru, ta on 5 aastat elanud ta kodus. Ta on sellise arengu läbi teinud ja siis ta ikka tõmbab oma ema poole helistama, kus ta tegelikult ei pruugi saada lahendust. Nii et lapse suhtlemisoskus, vaadake, kuidas on läbi põimunud tegelikult kiindumusteadusest ja sellepärast ma paningi sellesse esimesse plokki kiindumussuhte, arengulised aspektid ja millele tähelepanu pöörata ja ma tõin selle käitumise siia juurde. Nüüd ma olen pannud teile sellised lubadused täna, et arengulised aspektid suhtlemisega seoses ja ma olen täitsa võimeline need 10 minutiga ära rääkima, sest kõige olulisemad asjad ja ma annan teile ka pärast tänast koolitust saate ka selle materjali, kus see kõik kirjas on. Nii et mina teen tavaliselt nii viimasel ajal, et ma räägin ära ja siis saadan materjali. Sest ma ei tea kunagi, kuhu ma oma jutuga lähen ja siis tead neid pabereid, neid puid, mis maha võetakse minu pärast ja neid arvuteid, mis toodetakse, sest te peate midagi kogu aeg siin vahetama. Ka praegu saate hiljem sellise materjali, kuhu ma olen pannud peale lapse emotsionaalses arengus ja suhtlemise arengus kõige tähtsamad verstapostid. Ja esimene kõige tähtsam verstapost on, kuidas ta hakkab ühiskonnaga suhestuma, on 10. elukuul. Sest 0–10 elukuud laps on emaga üks või hooldajaga üks. Tema ei saa aru, et ta oleks keegi teine. Tema jaoks ongi kõige olulisem olla selles helesinises mullis ja ta on kogu aeg läbi hoolitsuse
ema küljes kinni ja kõik, mis puudutab seda, kui hoolitsus läheb natukenegi viltu. Teate, mis nad teevad või? See on kohutav, mida nad teevad. Kisavad. Appikene. Ja siis lähed sa linna peal oma beebiga, nagu minuga juhtus 5-6-ga, jalutasin Rakvere linna peal 19 aastat tagasi. Tuleb mingi tuttav, ütleb, kas on hea laps? Ma ütlen, parim. Ai, ma mõtlesin, kas ta nutab palju. Ma ütlesin, kohutavalt palju. Aga see ei tee temast halba last, et siis ma juba sain aru, et nutt on hea, sest nutt on signaal, et ta teab, et tal annab märku vajadusest. Sest olles töötanud lastekodudes nõustajana ja ka lastekodu kasvatajana, ma olen näinud lapsi, kes enam ei nuta, kes õpivad juba ära 2-kuusena selle. Mul ei ole mõtet nutta, sest keegi ei tule. Nii et kõik, kellel lapsed on nutnud esimestel elukuudel, soovin teile õnne, lapsel on olemas signaal, otsi täiskasvanud, nuta ja tõenäoliselt ta tuleb siis. Ja esimese eluaasta kuni 10. kuuni kõige olulisem asi on turvatunne, mis on seotud füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega. Kas ma saan kõhu täis, kas ma saan sooja, kas ma saan pesta, kas ma saan puhas olla, kas ma saan magada rahulikult. Ja siis laps hakkab maailma usaldama, nii et läbi hoolitsuse. 10. elukuul toimub üks pidu, te võite siis osta tordi, kui laps saab 10-kuuseks, sest teadus ütleb seda, et iga nutt nüüd enam ei kahjusta teda. Näiteks selline nutt, et ma tahan teada, mis selle arvuti sees on või ma tahan teada, kui ma selle mobiiltelefoni vette panen, mis siis juhtub. Ja siis sina ütled, et ei, seda ei tee, eks ole, annad sellise struktuuri talle ja siis tema hakkab nutma. Siis nüüd tead, et sa oled sellest vaba, et sa ei pea seda nuttu enam kiiresti vaigistama, et ehk siis andes talle mobiili, okei, pane siis, peaasi, et sa ei nuta. Ei. Tuleb ühiskond juba siia tema ellu, ta hakkab vaatama, mis siin huvitavat on, piir ette, nutab, nuta. Aga piir jääb selliseks. See on hästi oluline, see paneb sotsiaalse nurgakivi lapsele, et ta saab selle struktuuri, aga samal ajal on ka hoolitsus. Siis läheb edasi, siis on selline 1,6, 1,8. Siis hakkab laps aru saama, et ta on tita. Et ta on laps. 1,8 tuleb 2-sõna lause lapsele. Mina ootasin oma lapse puhul, ta oli 1,8 ja ta ütles vahepeal 1-sõna lauseid seal, tita ja pall ja ma ei tea, mis ta ütles, kaka ja arvuti. Mu lapse esimene sõna oli muide avuti, mida me sellest järeldame. Et see ma tegin palju tööd samal ajal. Ja siis ma mäletan, ta sai uued kummikud ja läks nendega voodisse hüppama puhaste kummikutega ja siis ma kuulan, et mis ta seal nüüd ütleb ja siis ta ütles hüppa ja siis järsku nagu mõtles, ütles tita hüppa. Ta tuli 2-sõna lause. Ta oli 1,8. Vaata kui äge, õhupallid selle peale. Seda ei oska vaadata inimesed, kes ei tea, vaata neid teadusi. Sest et 2-sõna lause tuleb ainult siis, kui ta saab aru, et ta on subjekt. Keegi midagi teeb. Koer jookseb. Kõigepealt ta saab aru endast, et tema on tita. Tavaliselt, ma olen tita. Mida värki? Ja nüüd tita hüppa. Muidugi ma ei öelnud talle, tule kummikutega voodist ära kohe, vaid ma pidin ruttu märkmeid tegema. Sest ma tegin samal ajal loenguid lapse arengust Tallinna Ülikoolis. Siis läks edasi. Ühel hetkel ma ikkagi võtsin ta sealt voodist ära nende kummikutega. Tuli ka sotsiaalne piir ka. 2,5 arvab laps, et ta on maailmas üksi, et maailm on loodud tema jaoks, tema peab sülle saama, need väiksed Laura pudinad, kes seal on, kõnnivad, need võib-olla ei olegi 2,5 veel. Need arvavad, et maailm loodi nende jaoks ja nemad peavad kõike saama, mida nemad tahavad kohe, nemad on täitsa terved lapsed, nemad peavad seda kõike saama ja neid ei huvita, kui sa ütled, et ei saa. Ja siis tuleb selline nutt,
et ma ütlen kohe, ma pean saama sülle, ma pean seda saama. Ja neil ongi siis see, et nad ei tea, et maailm ei ole nende jaoks loodud. Ja loomulikult sa paned struktuuri ja piiri ja ütled, et nii ei ole, nii ei ole. Ja muidugi ta jälle nutab nii, mis jube. Siis ta saab ühel hetkel hakkab 3-aastaseks saama, tuleb 3-aastase kriis. Ja 3-aastase kriis on mõeldud nüüd selleks, et laps õpiks kannatlikkust. Et kõik, mida mina tahan, sest maailm, vaadake 0–1 kandsite te teda kätel. Ise olete süüdi. Tema arvaski, et nüüd nii on, mis tema mõtleb, see kohe niimoodi on. Siis ta sai oma 2 sõna lause, hakkas rääkima, siis ta muudkui tahtis kõike avastada, te siis takistasite, siis ta 2,5 arvas, et maailm loodi minu jaoks, aga ei loodud. Muide, maailmas on veel teisi inimesi ja järelikult 3-aastase kriis on ülioluline läbi teha. Ehk siis ta õpib kannatlikkust selles, et ma sirutan käe välja, aga ma ei saa seda, sest täiskasvanu ütleb, et piir on ees. Nii et 3-aastase kriisis olevat last tuleb austada. Ta ei tee seda meelega. Te ise olete ta ära rikkunud sellega, et teda enne kätel kandnud. Nüüd ta peab järsku arvestama teistega. See on väga raske talle. 5-aastaselt tuleb hästi palju konflikte lastel omavahel. Nad jagelevad ja jahmerdavad seal rollimängudes ja et sina ei saa olla ema, sest ema ei saa pikem olla ja nii edasi ja muudkui sahmivad. Ja vaata, see on nüüd see, et nad konflikte lahendama õpivad konfliktis olles. Need on need konfliktid, mida sa saad eemalt jälgida ja toetada. Ja loomulikult, kui nad lähevad füüsiliseks, siis sa muidugi lähed ja takistad selle füüsilise ära, sest see on nutt, mäletate, ta ei saa aru, mis toimub, miks sa aru ei saa. Ja see on arenguliselt hästi oluline, et see 5-aastaselt nad hästi palju konfliktitaks. Lasteaiaõpetajad tulevad mulle koolitusele, mul on 5-aastaste rühm, meil on nii palju konflikte, ma ütlen, sa oled midagi hästi teinud. Nad peavadki seda tegema. Ja siis õpetan, kuidas neid konflikte lahendada ja vahendada. Sellel on omaette õpetus. Ja siis ta saab 7-aastaseks, 7-aastase kriis, hästi oluline. Kui ta enne oli vahetu, kõike kandis, oma hinge kandis kätel, siis nüüd järsku saab ta aru, et ta peab muutuma asjalikuks. Selleks hakkab ta veiderdama. Lapsed viimases rühmas muutuvad klounideks. Nad hakkavad lollitama, nad hakkavad ma lämbun appi söögilauas. Tõsises hetkes teevad nalja, naljakas hetkes on jumala tõsised. See peabki olema, selle kohta saadan ka teile materjali 7-aastase kriis. Ta peab seda kõike tegema, et aru saama, et mina sisemuses võin tunda üht, aga välja näitan midagi muud. Ja seda kvaliteeti on tal vaja kooliks. Ma võin sisemuses olla väga-väga õnnelik, sest et esimene lumi tuleb akna taga, aga ma pean jumala asjalikult vaatama õpetajat ja tema tahvlit. Vot seda oskust on vaja. Ja selle teeb ära 7-aastase kriis, aga see on jube tüütu. Need lapsed lähevad nii totakaks ja nii veidraks ja see on hea. Ostke tort. Ja siis arengus 7-aastane on juba koolilaps ja vot seal on omaette asjad. Seda ma väga palju ei käsitle täna, see ei ole nii oluline, seda ma edaspidis, kui me hakkame seal lugema õppimist ja muud asja rääkima, siis tuleb rohkem seda. Nii et ühesõnaga, vaadake, arenguliselt tuleb ta paradiisist välja ja hakkab aru saama, et ta peab teistele alluma. Aga te ei taha alluda, sest te olete enne teda kätel kandnud. Ja osad spetsialistid siis ütlevadki, et alla 3-aastaselt ei ole laps tegelikult lasteaiaküps. Et peale 3-aastase kriisi läbimist, alles kui teil on vähegi võimalik, siis pange laps lasteaeda. Sellepärast, et ta hakkab aru saama allumise mõttest. Õpib olema kannatlik, sest mingi kapp tuleb ja ütleb, muide lapsed ei saa aru, mis tähendab inimene. Nad arvavad, et vaata, ta lükkab ema, on ju, ja lükkab tooli
ja siis ta hakkab vaatama, et ema ütleb, et stopp, et ma ei luba lükata, siis ta hakkab nutma, aga see nutt on talle hädavajalik, sellepärast ta saab aru, et inimene tähendab midagi muud kui tool. See on seal 2,6 paigus. Hakkab ta aru saama, et inimene on inimene ja asi on asi. Mingi aeg need hammustavad vanemaid ja pätsivad vastu nägu. See ongi tegelikult sellega nad õpivadki tundma, mis tähendab inimene. Et kui inimene teeb piiks-piiks selle peale, kui ma hambast sisse löön, aga tool ei tee, siis see on nagu nii huvitav, mis asi see on. Teate, kui raske neil on toime tulla selle inimeseks saamisega. Nii et see, mis hetkel ta siis hakkab ütlema neid asju, on väga palju seotud sellega, mida tema endast arvab. Ja see rääkima hakkamine ongi seotud sellega, et kas ma tahan midagi öelda või mis ma üldse endast arvan. Nii et ma ei viitsi sellest rohkem rääkida. Ma tahaks millestki huvitavast rääkida. Ma tahaks siinkohal rääkida sellest. Ma olen teile juba rohkem rääkinud, kui ma arvasin. Nüüd ma tean. Nüüd ma tean. Ma panen teile nüüd puraka. Ma toon teile sellise näite ühest lapsest, kellel arengutrajektoor läks väga hästi. Teda ümbritsesid turvalised inimesed. Ja ema tegi asju temaga nii, et tal oli väga turvaline olla ja niikaua, kuni ta elas koos oma perega, sai ta valdavalt häid signaale tema enda kohta. Ja tal oli väärtus. Ta sai aru, et ta on väärtuslik. Aga siis tulid ta ellu uued inimesed, mänguväljakud, lasteaiad. Ja ühel päeval siis Sandra on ta nimi, välja mõeldud tegelane, kes teab oma väärtust, kuna tal on kodus nii hästi kõik see arengutrajektoor läinud, läheb mänguväljakule. Ja seal on üks poiss nimega Kevin. Alati on see Kevin. Ja Kevin ütleb, sa oled rumal, ehk siis inglise keeles you are stupid näiteks. See on nüüd selle Sandra jaoks midagi uut, sest vaadake, ta on oma kodus olnud sellises soojas ja pehmes kohas. Ja nüüd järsku keegi ütleb, sa oled rumal. Ta tunneb tundeid. Tema sees on segadus, pinge. Ja kuhu ta läheb selle jutuga? Ta on 3-4 vahel umbes. Ta läheb antud hetkel oma ema juurde. Ainuõige inimese juurde, kelle juurde minna, millest ma olen siin jahunud tund aega, kuidas on oluline, et täiskasvanu oleks see, kes meeldiks lapsele. Ja ta läheb ema juurde ja ütleb, Kevin ütles mulle, sa oled rumal. Nüüd on hästi oluline, mida ema ütleb sellel hetkel. See ema ilmselt oli kiindumusteooria kõige muuga kursis, oli Pille-Kriisa koolitusel käinud, ütles Sandrale. Ma mõtlen, et Kevinil peab olema vist küll väga raske päev, kui ta niimoodi ütles. Ja lisab veel oma Sandrakesele, et aga meie armastame ja sa oled tark. You are not stupid, eks ole. You are smart. Sa oled tark. Ja teate, mida Sandra selle peale ütleb? Sandra ütleb, et ma arvasingi seda. Sest ta arvaski. Kõik oli paigas, hoolitsus oli paigas, temaga oli suheldud, ta teadis oma väärtust. Ja elu läheb edasi. Ta läheb lasteaeda ja saab sealt erinevaid signaale, aga ta on läinud oma peamise hooldaja juurde, kui ta sai esimese signaali, et sa oled rumal ja see hooldaja ütles, et aga meie armastame sind ja sa oled tark. Okei.
Aga nüüd on üks teine tüdruk, kelle nimi on, mis nime ma panen, et oleks kindel, et teie lapse nimi ei ole. Tema nimi on Lill, eesnimi on Lill. Ja nüüd ärge ütelge mulle, et te seal Põlvamaal selliseid nimesid on. See Lill läheb mänguväljakule. Midagi on juhtunud tema hoolitsussüsteemides. Ja nüüd see Kevin ütleb, et sa oled rumal, you are stupid. Ja tema sisse tulevad erinevad tunded. Ja üks tunne, mida tema sisse tuleb, on häbi. Ja see häbi kuidagi vallutab ta nii, et ta ei lähe ja ei ütle seda oma emale. Ta ei saa ema käest järelikult signaali, et see on vale. Nüüd seesama Lill läheb lasteaeda. Mitte Põlvamaale, aga ühele teisele maale. Ja ei oska värvida. Teised oskavad värvida, aga ma ei oska värvida. Teate, mis see Lill nüüd mõtleb endast või? Lill kohe teab, ma olen nüüd rumal. I am stupid. Ja teate, ma ei hakka, kui ma olen Lill ja ma mõtlen ise ka, et ma olen rumal, ma ei hakka seadma endale eriti eesmärke, ma ei hakka harjutama, ma ei hakka proovima. Ma ei võta riske, et proovida teise paberi peale. Ja mis kõige hullem, ma ei kasuta oma häält. Ma ei ütle tulevikus täiskasvanutele või inimestele asju, mis mind vaevavad, sest ma ei ole saanud seda kogemust. Et täiskasvanu on mulle öelnud, et ja ta ei ole ka Kevinit maha ju teinud, see ema esimese Sandraga, vaid ta ütles, et Kevinil pidi halb päev siis olema, kui ta niimoodi ütles. Loomulik, elus ongi selliseid asju. Ja vaata, nüüd juhtub selle Lillega selline lugu, et ta hakkab uskuma valet. Ta hakkab uskuma valet, et ta ei ole väärtuslik. Ja nüüd küsin mina teie käest, armsad lapsevanemad ja kasvatajad ja muud. Milliseid valesid teie oma elus usute teie enda kohta? Palju on teil neid valesid, mis on pärit võib-olla sealt samad, kus algas üldse see maailma, teie suhtlemisoskus, kus te hakkasite üldse maailmaga suhestuma ja maailm teile midagi ütles. Kas sa oled see või teine? Kas sul oli olemas see täiskasvanu, kes ütleb, et meie küll armastame sind ja kui sul nüüd ei olnud seda, siis saad sa seda praegu ise öelda endale. Sa saad seda praegu endale ise öelda, et ma olen väärtuslik. Sest sa oled väärtuslik. Seda ei saa mitte keegi, mitte miski ära võtta. Sa oled väärtuslik. Ja sa oled väärtuslik siis, kui sa suudad ennast reguleerida. Nendel hetkedel, kui lapsed, kes endast midagi ei arva, tulevad ja jooksevad su juurde ja ütlevad, et keegi tegi haiget, keegi ütles, ma olen lollakas. Vaat nüüd sellel hetkel küsi enda käest, kuidas mina ennast praegusel hetkel tunnen. Kas mina olen selle lapse jaoks tasakaalustav tegur, et ma saan öelda, siis sellel Juhanil vist on kehv tuju või halb olla, et tegelikult nagu on nagu sinuga kõik hästi, vaata, et nagu mitte mingi stupid sa ei ole. Ja see on tegelikult kiindumussuhe. Kui laps tuleb juba sinu juurde midagi sellist ütlema. Arenguliselt on üks huvitav periood lapsel kuskil 4.–5. eluaasta paiku, isegi üle tänapäeva lastel ma vaatan, et seal kipub 6. minema kaebamine. See on jube tüütu. Kui minul ei ole tüütu, mul on täitsa suva sellest, aga kasvatajad ütlevad, see on jube tüütu, kui lapsed tulevad ja kaebavad. Ja et mis ma siis ütlen? Aga tegelikult vaadake, laps on tulnud täiskasvanu juurde. Ja ta vajab täiskasvanu käest midagi. Siis kuidas ma need täiskasvanud välja olen saanud aidata sellel hetkel? Ma ütlen neile, et võta vihik, pane kirja, kaebav laps kahtleb endas. Ükskõik, kes tuleb su juurde kaebupunnina, jutumärkides, ütleb see või teine või kolmas,
siis sina samal ajal mõtled, tema kahtleb endas. Ja mida sa teed inimesega, kes endas kahtleb? Näiteks kolleeg tuleb su juurde, tead, ma ei tea, kas ma tegin õigesti selle lapsega. Ära kaeba nüüd, ma ütlen sulle. Sa ei ütle niimoodi kolleegile ju. Mis sa teed sellel hetkel? Vaat nüüd on küsimus, mida meie kolleegidele teeme sellel hetkel. Ma loodan, et mu kolleegid nüüd panevad kõrva kinni, sest nüüd nad saavad teada, sest mul on paar kolleegi siin praegu sees, kellega ma neid asju teen siin iga päev. Aga minu põhimõte sellel hetkel, kui tuleb inimene minu juurde ja on mures millestki või kellestki. No kus mul see paber nüüd kadus, kus ma panin? Mul oli see paber siin, vaata kui huvitav, et mul peas on, ma just panin, siin. Teiste eest hoolitsemine. Tegelikult inimestel ei ole vaja nõuandeid tihti, vaid neil on vaja emotsionaalset tuge ehk inimesi enda ümber, kes ei anna neile hinnanguid ega ole keskendunud olukorra parandamisele. Lahenduse pakkumine on frustreeriv. See võimendab tegelikult inimesel läbikukkumise tunnet. Emotsionaalne tugi on tegelikult mõtisklemine, mida ta teisiti saaks teha. Me mõtiskleme koos. Ja siin on vajalik selle inimese algatus, kes ise on hädas. Olen teinekord sellesse lõksu langenud, et hakanud liiga kiireid lahendusi andma inimesele, kes tegelikult vajas emotsionaalset tuge. See on sama, et väike laps jookseb, ütleb, et mulle öeldi, et ma olen lollakas. See pidi küll ikka keeruline päev olema sellel tüübil, aga tead, mina arvan, et sa oled väärtuslik ikkagi, vaata. Et kuidas ma saan anda kolleegile või teisele lapsevanemale või kui ma olen lasteaiakasvataja, siis lapsevanemale selle kogemuse või tunde, et ta on ikkagi väärtuslik. Lastevanemate koosolekuid Ameerikas mõõdeti ühes uuringus selle järgi, et emad kutsuti koosolekule ja räägiti siis neile info ära ja 3 tunni pärast mindi kodudesse mõõtma isade stressitaset. Ema oli läinud peale koosolekut koju ja ajanud isa stressi, et kui palju ta siis ajas teda stressi ja siis oli efektiivne koosolek, kus isa oli vähem stressis. Sest info oli olnud selline, et lapsevanem ehk siis ema ei läinud selle info peale kettasse. Ja minu mõte on täna täpselt samuti, et kui te pärast seda koolitust lähete oma teist tootjat süüdistama, näed, vaata, mis sa tegid ja sind ei olnud ja siis see minu koolitus ei ole efektiivne olnud, vaid teie meeste stressitaset peaks 3 tunni pärast nüüd mõõtma või kui mõni mees siin on, siis tema naise. Vahet ei ole, mis te teinud olete. Ükskõik mis hetkel, kui laps tuleb, ükskõik mida ta ütleb, mida ta suhtleb, vaadeldes kõigepealt seda arengulist asja, mida ta arenguliselt vajab. Aga see, et ta vajab alati, peaaegu alati kontakti taastamist täiskasvanuga. Peaaegu alati. Nii et näitan teile ühe näite abil, kuidas lapsed tajuvad maailma. Kuidas nad on õppinud tajuma maailma ja suhteid maailmas. Ja üks teadlane siis tegi sellise katse, et ta küsis laste käest, et näidates ühte lapse pilti ja küsis, et mida see laps vajab. Mida see laps vajab imikuna, mida laps vajab haigena, mida laps vajab, kui ta esmakordselt jalgpalli mängib, mida laps vajab, kui ta koolitöös kukub läbi. Ja viimane küsimus siis, kui tegemist on asendushoolduse laadse uuringuga, siis et mida laps vajab, kui ta saab teada, et ta on lapsendatud. Ja nüüd ma loen teile ette
2 erineva lapse vastused. Ja nüüd me saame näha, kuidas kõik see, mis me oleme lapse sisse pannud esimestel eluaastatel, väljendub selles, mida ta arvab, et teine laps vajab. Ja rõhuga sõnal suhtlemine. Nii. Üks laps siis vastas, et mida laps vajab imikuna. Ta vastas riided, kingad, armastust, maja, piima, pudeleid, hälli, tekke, patju, voodit. Seesama laps vastas, või ma toon tegelikult teile teise lapse kõrvale. Teine laps vastas, mida laps vajab imikuna. Mähkmevahetust, laulu, kus su silmad on, kus on silmad, silmad siin, teate küll seda, jah? Beebikeelt, pudelit ja laulu laulmist. Sellised vastused. Mida laps vajab haigena? Esimene laps vastas. Arsti, palju vett ja rohtu. Teine laps vastas. Armastust, kallistust, musisid, veel kallistusi ja musisid. Rohtu ja arsti ja koju jäämist koolist. Tegemist olid 12-aastase lapsega. 10–12 olid need lapsed. Ameerika lapsed. Mida laps vajab, kui ta esmakordselt jalgpalli mängib? Esimene laps. Dressid, head kohtunikku, head meeskonda, kiivrit. Tegemist on Ameerika jalgpalliga, eks ole? Nii teine laps. Vett, palli, perekonda, kellega jagada. Peret, kes oleks seal, kui sa lõpetad mängu ja teed neile high five. 2 erinevat last, 2 erinevad vastused. Suhe maailmaga, suhe täiskasvanutega, suhe inimestega. Kas te juba saate aru, kui erinev see on? Järgmine. Mida vajab laps, kui ta kontrolltöös läbi kukub? Nõustajat. Ja rohkem õppida, ütleb esimene laps. Teine laps ütleb. Ta on närvis, ta vajab vanemat, kes räägiks tema eest õpetajaga. Stressipalli, koeraga mängimist ja seda, et pere küsiks, kas sinuga on okei. Pisar tuleb silma. Ja viimane küsimus siis, et teada saades, et ta on lapsendatud. Nõustajat, ütles see laps, et kui see laps saab teada, et ta on lapsendatud. Selle esimese lapse vastused olid, see laps on 12-aastane ja ta on lastekodust lastekodusse paigutatud. Ameerikas on seda väga palju ümberpaigutusi ja ta ei omanud turvatunnet ja vaadake, see laps ütleb, et vajab nõustajat ja nüüd kukkuge pikali. Mida ütleb laps, kes on kasvanud peres ja kellel on turvatunne olnud? Ütleb peret, kes ütleks talle, sorry, aga sa olid nii armas, et me tahtsime seda teha sind endale võtta. Siis vajab ta veel veelonksu ja siis vajab ta ka peret, kes aitaks sünniperega kohtuda. Sa ei tule selle peale, et laps, kellel on kõik olemas, suhtlemine maailmaga, kiindumusmustrid paigas, on saanud adekvaatseid peegeldusi selle kohta, et ta on väärtuslik ja tema ütleb, you were so cute, sa olid nii nunnu, me tahtsime sind lapsendada ja ta vajab ka veel peret, kes aitaks tal oma päritoluperega kohtuda. Nii et vaadake, kui erineva aluse me saame lapsele panna, kui me ise võimaldame oma lapsel suhelda meiega nii, et me meeldime talle. Ja me oleme turvalised täiskasvanud. Ma oleks ise tahtnud seda loengut praegu kuulata, kui mul laps oli 1-aastane. Ma oleks andnud 100 € selle eest, et ma oleks saanud seda 19 aastat tagasi kuulata.
Teie nüüd saite kuulata ja nüüd on võimalus. Ma korraks reguleerun, ma võtan selle programmi maha, et ma ise olen väga tark ja selleks on mul üks regulatsiooniharjutus. Näed, ma hakkan haigutama kohe. Kui sa paned käe siia rinnale, siis aktiveerub rahustav närvisüsteem. Ma just koolis ühele tüübile ütlesin, et kui sul seisab ees üks raske kohtumine, siis pane kätt siia, siis ta mingi päev ütles mulle, tead, see aitaski reaalselt. Nii et kui sa hoiad kätt natuke aega siin, siis ma natuke tulen sellest vaibist välja, et ma olen nii tark. Ja ma olen väga tähtis, väga õnnelik, kui te praegu küsiksite. Ja kui ma praegu vaatan siit esimese küsimuse, sest kui te ei küsi, siis ma ikkagi ise. Marina, kas sa saad mul kopeerida uuesti küsimused? Ma ei hakka praegu lehitsema. Ja ma lihtsalt ütlen ka teistele, kes siin kuulavad, et praegult läheb siis salvestus kinni, et need küsitud küsimused siis salvestuse peale ei lähe puhtalt juba sellepärast, et kõik, mis jääb siia, et see on natukene ka konfidentsiaalsus, et saate siin julgelt küsida.